Tere kõigile kõlvatutele, mina olen Kristi ja täna siis teeme teiega Kõlvatu Tallinna sekskursiooni. See ekskursiooni nime autor seisab minu taga, teeb täna minuga koos seda. Palun, kes sa oled? Tervist, Tõnu on minu nimi, Tõnu Pedaru, ajaloolane siin Tallinna Linnamuuseumis. Vaatan, et Seksi Kristi siis kõik õigesti teeb. Täpselt. Ja mina töötan siis Kalamaja muuseumi juhatajana, et Kalamaja kui hästi kõlvatu koht, et sellepärast me siis seal Tõnuga niimoodi nüüd kokku saime selle sekskursiooni koha pealt. Ja täna me siis kulgeme, alustame siit Vene tänavalt, kulgeme läbi linna, kuni jõuame siis Neitsi torni juurde, kus siis olge valmis selleks käeliseks tegevuseks, mis teile siis välja lubati seal reklaamis. No nii, natuke väike lõik mõtlemiseks, mis te siis välja mõtlesite, et Kesk- ja Tallinna kõige kõlvatumad kohad olid ikka midagi väga kõlvatut. No Kalamajas oli neid palju. Sadam, väga hea. Kõrtsid, väga hästi, härra Tort, suurepärane, hästi öeldud. Tõesti kõrtsid, aga mis kohad veel? Tänapäeval, no seal käime laupäeva õhtuti, eestlased on ikka käinud. Saunad, jah, et need olid siis sellised kaks kategooriat, kus siis kõige rohkem kõlvatusi tehti. Ja kõrtsid kuulusid tavaliselt väga uhketele raehärradele näiteks, sellistele linnatähtsatele kodanikele, pidasid neid küll siis mitte nii tähtsad inimesed. Järgmine koht, kuhu me nüüd läheme kloostri juurde. Ja mõelge siis kloostrist keskajal, mida võiks tähendada punane klooster? Me oleme täna tulnud tõesti siia dominiiklaste kloostri juurde, mis siis oli meesklooster ja naisklooster Tallinnas asus seal, kus on täna Gustav Adolfi gümnaasium. Nii et linna müüride sees oli tõesti kaks kloostrit. Aga punaseks kloostriks kutsuti keskajal siis bordelli. Selle kohaga on ka seotud selle bordelli mainimise lugu. 1475. aastal seal samas Rootes klooster bordellis siis laamendasid isa ja poeg. Ja nad võeti kinni, tegid igasuguseid kõlvatusi ja isegi need hoorad ise kukkusid kaebama nende peale. Ja võeti nad kinni ja siis tehti kindlaks, et üks sellest meestest, see noorem mees, oli hoopis munk, kes oli erariidet selga ajanud ja bordelli läinud. Ja raesõdurite vahel toodi ta siis siia tagasi. Nii et miks me täna ka siin oleme, et see dominiiklaste kloostri koht on siis seotud siis ka sellise Tallinna bordelli looga. Siin on üks väga kõlbeline naine. Ta on siis Tallinna kõige esimene naise kujutis üldse. Et siit on ta juba üsna ära tuhmunud, aga siin on siis teda palju paremini näha. Hauaplaat 1381. aastast ja selle naise nimi, tähtis kaupmehe naine, kuningunde Schotelmund ehk siis eesti keeli kuningunde Kulpsuu. Nii, aga nüüd Raekoja platsile ja siis armurohtudest, mida tänagi pärast saate kodus kasutada siis. Lasin teile siis rääkida armurohtudest, aga te peate enne neid kõigepealt siis isegi katsuma. Ja kuidas see käib? Panete siia käe sisse, katsute, välja ei võta. Mõtlete, mis see on, võite oma kaaslasega arutada ja siis annate edasi järjest. Ja kuidas meelde jätate? Number 1, mis võis olla number 1 koti sees ja neid on 6 kotikest. Ja kõvasti midagi välja ei ütle, proovime nii ka. Nii, nii, katsu, mõtiske, anna edasi. Võite, kui ilge tung tuleb peale, sa võid nuusutada niimoodi ka, ära sisse vaata. Nii, number 2 juba tuleb. Ja vihjana, kui tundub, et õudselt raske on, et sa ei tea, et mis see armurohi võiks olla, need on teid kõigil kodus köögiriiulil. Siuksed kuprad. No mis see on? Noh. Jaa. Tavaliselt me ei näe seda seemne kujul üldse. Kardemon. Jaa, kardemoni kuprad. Siuksed väikesed nagu hiirekaka tuleb siit välja, mida saia sisse siis panna.
no täna nagu ei saa nokust siis sikutada, aga täna on ühel naisel siis jah 3 võimalust saada siis see rõngas ümber selle nokku. Palun. Ja no vot nii on, et nüüd me siin katsetame, no kuskilt siit sa võiksid seda teha ja 3 võimalust siis sul on. Aga ära korraga viska ühe kaupa. No siis on suurem šanss. Noh, eelmine kord viskas ja sai üle kõik peale. Ma olin nagu okei. Tõesti! Nelline käsi. Nii kindel käsi. Aga riivas peaaegu. 2 punkti 3, suurepärane, väga hea.